Tere! Mina olen Tuuli Stewart, sinu kursuse juhendaja. Täna tahaksin ma kiiresti üle vaadata selle, kuhu sa oled oma kursuse edenemisega jõudnud ja mis hakkab edasi saama. Tahtsin sind veel kord tänada selle eest, et oled valinud Maison koolitused ja loodan, et see praktiline kursus aitab sinu ettevõttes tõepoolest läbi viia selle hüppe, milleks sa siia oled tulnud. Nii, kursuse programmist kõigepealt. Sa oled juba tuttav selle blokiga siin, mis on meie ühise grupi suhtluse platvormiks. Lisaks sellele oled sa tuttav ka selle nupuga siin üleval, mis aitab sul saata sõnumeid otse juhendajale, kui selleks peaks vajadus tekkima. Ettevalmistuse osa. Ma soovitan teil ettevalmistuse osas ka siiski need klõpsud lahti võtta ja vaadata, mis siia kirja pandud on. Kõik see on väga konspektiivne, väga kokku surutud, aga võib-olla mõned mõtted meie kohtumistel ei ole nii selgesti välja tulnud ja võib-olla peaks neid siin veel laskma silmad neist üle. See, mis on siia kirjutatud sellisel loosungina, sellesse me usume väga-väga. See ei ole lihtsalt loosung. Tõepoolest, tänasest tuleb sul teha oma tegevuste ajaline plaan. Need sammud, mida sa hakkad astuma, on olulised, aga nad on mõtestatud ainult siis, kui nad toovad kaasa ka tegeliku väljatpoolt nähtava sammu. Sa ei kirjuta siia, mõtlesin, analüüsisin, unistasin, vaid need peavad olema tegelikud teod ja need peavad olema ajaliselt paika pandud. Vaid siis, ütleb meie praktika, on sellest kursusest ja nendest sinu planeeritud sammudest kasu. Kokkuvõtte failid on selleks, et sa saaksid veel kord silmad üle lasta sellest, mis selles moodulis oli olulist ja millised märksõnad peaksid sulle eriliselt meelde jääma. Lisaks sellele saad sa, kui sa juba ei ole saanud, saad sa paberil abivahendid, kus ka me usume oleks mõistlik teatud asjad enda jaoks läbi kirjutada ja kirjutamine ja paber on kaks asja, millesse me jällegi väga usume. Me usume, et kui sa kirjutad need asjad enda jaoks üles, mida sa oled lubanud, siis jääb see sulle kusagile lihasmällu ja nendest lubadustest, mis sa oled endale andnud, on palju-palju raskem loobuda või neid tegemata jätta. Mis asjad need moodulid on, millest ma räägin? Moodulid on teemade grupid ja jällegi, kui sa selle lahti klõpsad siit selle lehekese, siis näed pikemat selgitust ja vahel on lugemine parem kui lihtsalt kiiruga kuulamine. Esimene moodul on väga-väga oluline moodul, sest see räägib sinu ettevõtte kõige olulisemast inimesest, sinust. Ja räägib sinust mitte lihtsalt kui inimesest, vaid räägib sinust kui sinu ettevõtte alustalast, sinu ettevõtte loomingulisest direktorist ja sinu ettevõtte juhist, strateegist. Siin on failid, millede lahti klõpsamisel saad sa endale Wordi faili, loodetavasti saad selle välja trükkida ja ka jällegi paberi ja pliiatsiga tööd teha. Kui ei, siis saad selle salvestada oma arvutisse ja täita sulle sobival viisil. Siin on ka sissejuhatuse fail ja lisaks on siin veel üks niisugune raamatukujuline klõps, mille lahtivõtmisel näed sa veel kord neid programme, neid arvutiprogramme, milledest tuleb kursusel juttu. Osad nendest käime me väga põgusalt läbi ja neid saad sa hiljem oma arengus ise uurida, nii palju kui sul neid vaja on. Aga me pühendame oma põhitähelepanu kodulehele, kodulehe ülesehitusele, kodulehe funktsioonidele, millest sa peaksid teadma. Ja teine on Facebooki ärileht ehk siis business page, kui sa peaksid kasutama ingliskeelset varianti oma programmis. Neid kahte hakkame me koos üles ehitama. Selleks saad sa jällegi videod, kirjalikud juhendid ja alati on võimalik juurde küsida kohtumistel. Kodutööde lisade kaust on selleks, et sa saaksid siia laadida neid faile, mida on vaja kasutada kohtumistel ja need failid on, jälgi siin palun neid klõpse, need failid saad sa üles laadida 2 erineval viisil. Sa saad need panna endale meeldetuletuseks või sa saad neid jagada ka oma juhendajaga.
Vahel tuleb meelde tuletada, et kui te tahate, et juhendaja ka neid näeks, siis tuleks kindlasti vajutada ka seda klõpsu, kus see fail on jagatud või kus see fail on siis nähtav ka juhendajale. Teatud moodulite juures on niisugused lisablokk ja lisablokki ma ei tea, kuidas sa oma aega jagad ja võib-olla osad asjad on sul juba väga põgusalt, väga põhjalikult läbi käidud oma eelnevate kogemustega. Need, kes on teinud need lisafailid läbi, on enamikus, kui mitte kõik öelnud, et nendest on olnud abi. Selle tõttu ei ole me neid ära kaotanud siit, vaid hoiame huvilistele kättesaadavatena. Moodul 2. Moodul 2 enamasti juhendab meil Lemme Leema, meie turunduse spetsialist. Vahel võib see olla ka keegi teine, aga siin selle kokkuvõtte juures peaksid sa ka korraks vähemasti silmad üle laskma ja jätma endale meelde need märksõnad, mis siis selle turunduse kohtumise juures kõige olulisemad olid ja millega sa tahaksid põhjalikumalt tegeleda, millega tahaksid edasi minna. Siia juurde käib ka üks SWOT-fail ja see on SWOT-fail, mille ülesandeks on paigutada sind sulle valitud turule. Näidata sind võrdluses sinu konkurentide ja võimalike partneritega. Selle faili palun me ka kohe kursuse alguses läbi teha ja me tuleme selle faili juurde kindlasti kursuse jooksul tagasi. Tõenäoliselt teeme seda veel korra läbi, siis kui oleme oma programmiga edasi liikunud. Moodul 3. Siin on pealkirjaks, mis probleemi ma lahendan. Selle probleemi lahendamisega on olnud küsimusi, et aga kui ei olegi probleemi. Võib-olla te müüte midagi niisugust, mis on pigem luksuskaup või mida inimesed otseselt ei vaja. Siis tuleks ikkagi mõelda läbi ja panna ka jällegi enda jaoks kirja, mis see on, mis muutub sinu kliendi elus sinuga kohtumisel. Mis on see lisaväärtus, mille sa tood tema ellu? Mis on see, mida sa peaksid talle ütlema, kui sa pead selgitama, miks tal seda vaja on? Missioon ja visioon, ka need on olulised enda jaoks läbi mõelda ja turunduse juures tõenäoliselt ka räägite sellest, et ettevõtte loomisel peaks olema väga selge siht sellest, mis see on, mida ma täna suudan teha oma klientide jaoks, mis suunas ma oma arengud olen seadnud ja kuidas peaksid kliendid nägema mind turul väärtusena, millest nemad ei taha kindlasti mitte mööda kõndida. See osa siin, sellest räägime kindlasti täpsemalt, aga kui te selle lahti klõpsate, siis see on just nimelt abivahend selleks, et selgitada nii iseendale, võib-olla ka oma konkurentidele, aga kindlasti oma võimalikele klientidele seda, miks sa oled turule tulnud ja mismoodi sa neid oma teemasid lahti rääkima hakkad oma postitustes, sest me oleme sotsiaalmeedia kursusel ja sotsiaalmeedia tähendab seda, et sa hakkad postitusi tegema. Ükskõik on need siis kodulehel või sinu poolt valitud sotsiaalmeedia kanalis. Ja selle mõtestamiseks tahaksin ma meenutada sulle, et lisaks piltidele ja tekstidele peaksid sa selle esimese 2 mooduli või 3 mooduli juures läbi mõtlema ka selle, missugune on sinu sõnum läbi värvipaleti. Mida sa tahad esindada? Milline on sinu klientide eelistus sinu arvates? Mida need värvid sinu jaoks tähendavad? Keda nad peaksid kutsuma või keda nad ei peaks kutsuma? Kõiksuguste värvipalettide koostamiseks on nii palju programme, võimalusi, raamatuid, veebilehti, et sellel ma kindlasti ei hakka täpsemalt peatuma, aga see pidi olema sulle meeldetuletuseks, et see on ka üks oluline osa. Ja siia värvide juurde käib veel üks asi, on HEX-kood.
Hekskood on see, kui sa oled oma värvivalikut teinud, siis sa peaksid need hekskoodid üles kirjutama. Ehk siis hakates oma neid värve kasutama, siis see hekskood on vaat see number siin. Sa peaksid seda läbivalt kasutama ja selleks, et need sul meelest ära ei läheks, et sa ei peaks iga kord otsima, missugune see lillakas hall nüüd oli, selleks on need koodid. Nii et kui sa oma valikuid teed, siis juba võta ka need koodid lahti. Kui me rääkisime piltidest ja tekstist, siis kui sa oled oma pildivalikut teinud, siis hakka juba uurima, mis kvaliteediga need pildid on. Edaspidi sa näed, et mida suurema resolutsiooniga, mida professionaalsemad on sinu pildid, seda paremini kasutatavad nad on. Ja palun tee ka valik 3-5 pilti, mis sinu arvates oleksid sinu nagu brändi pildid. Me saame neid lõigata, me saame neid kohendada, me saame neid grupeerida, me saame neid erinevatel viisidel kasutama hakata, aga missugused oleksid sinu brändi esindavad visuaalid. Ja tekstide kohta, need, kes ei ole tekste veel kirjutama hakanud, hakake neid kirjutama ja kui selles osas on abi vaja, siis ka selle kohta tulevad teile abivahendid. Pange kõigepealt kirja märksõnad. Seesama, mida ma näitasin siin algus, olid need mummud. Võib-olla need mummud aitavad sul edasi liikuda. Pane kirja mõned laused, mis su peas sinu toote või teenusega seostuvad. Pane kirja see, mida sa tahaksid öelda, aga võib-olla selle sõnastus on veel kohmakas. Pane need asjad kirja ja siis hakkame neid kujundama ja hakkame nendest kujundama nii lühitekste, mis läheksid siis sinu postituste juurde. Vaatame grupitöö juures, kuidas need kõlavad teiste jaoks. Kas see, mida sa arvad, et sa ütled, see ka teiste kõrvadesse tegelikult jõuab. Ja vaatame siis, kui hakkame kodulehte juba vormistama, vaatame ka neid tekste, mida sa oled ette valmistanud selleks, et oma kodulehel tutvustada nii iseennast, oma firmat, oma tooteid, neid võimalusi, mida sa oma klientidele pakud ja nii edasi. See, et need alumised osad ei ole praegu veel avanenud, ära sellepärast muretse, need avanevad. Ja me oleme meelega teinud selle niimoodi, et kursuse alguses ei oleks kogu see materjal sulle nii-öelda näkku paisatud, vaid et sa saaksid rahulikult keskenduda sellele, mis on ettevalmistav osa ja mis on siis see, nagu ma ütlesin, see moodul 1, sina, sinu bränd, sinu ettevõte turul, teistega võrreldes, sõnumina ja nii edasi. Kõigi nende teemade juurde tuleme me põhjalikumalt veel tagasi ja selliseid väikesi videosid hakkad sa saama läbi kursuse. Kõik oma küsimused veel kord, kui sa neid asju läbi kirjutad, kõik oma küsimused pane kirja, saada need juhendajale ennem kohtumist kirjalikuna, seda tõhusam on vastuste andmine ja ega muud polegi kui head töötuju. Ära anna alla. Me jõuame sinna samm-sammult ja need praktilised müügivahendid, kui sa oled nad juba korra läbi teinud, nad ei olegi nii hirmsad. Nad kõik on väga võimsad, aga me alustame samm-sammult kõige esimestest ja kõige vajalikumatest sammudest. Tasapisi õpid sa neid juurde. Jah, tõsi, nad tahavad äraõppimist ja nad tahavad, et nendega tegeldaks, aga seda teekonda me olemegi sinuga ju alustanud. Tänan, et sa täna tulid. Aitäh, et kuulasid. Veel kord, head töötuju.